Issand jumal, kui ma oleks see mees. Ja mu oma vanaema lihtsalt rikub selle üllatuse niimoodi ära. Mul vist ka pisar voolaks. Ainus mõte praegu on see, et kas haisu ei olnud. Mina arvan, et tihtipeale on inimestel oma noore ea suhtes mingisugused roosad prillid ees. Sa 6 aastat hiljem arvad, et ta oleks üldse huvitatud sinu ärakuulamisest, sinuga veel koos olemisest. Alusta kindlasti sellest, et sa räägid oma kaaslasele, sellepärast et jah, praegu sa nagu varjad midagi enda kaaslase eest. Ja kui jah, usk on sinu jaoks tähtis, siis ma arvan, et sellest on ikkagi väga oluline oma kaaslasega rääkida. Hei, mina olen Kaisa ja sa kuuled Kirstordil podcasti. Käes on 1. detsember. Kuidas tunne on? Kas jõulutunne on juba sees või kas sa üldse oled jõuluinimene? Mina olen igatahes. Kes on mind vähegi pikemat aega jälginud, siis juba teab seda, et detsember on üks minu lemmikuid aegasid aastas ja see aasta teen ma jällegi vlogmassi, mis tähendab seda, et ma oma isiklikul YouTube'i kanalil siis vlogin iga päev 1. detsembrist kuni siis jõuludeni. Ehk siis tuleb väga tihe, aga loodetavasti saan aidata ka teisel siis sellisesse jõulumeeleolusse saada. Ja ma pean ütlema, et minul tegelikult läks juba jõuluplaylist novembri keskpaigas peale. Et kuidagi nagu see pime aeg ja stressirohke aeg, see viis selle meeleolu ikkagi omajagu allapoole, et mul oli vaja millegagi seda tõsta. Ja ma tean, et jõulumuusika alati toob minusse sellise nagu rahutunde ja sellise nagu heaolutunde. Ehk siis mina hakkasin juba novembris jõululaule kuulama. Ma tean, et mingite inimeste jaoks see on täiesti nagu psycho behavior, aga mulle sobib. Ja kuna ma salvestan veidi ette, siis ega ma ei tea, mis 1. detsembril õues toimub. Aga väike lootus on, et äkki lumi on maas. Samas, vaadates viimaseid aastaid, siis see lootus tegelikult väga suur ei ole. Ja ma arvan, et samamoodi see jõulutunne tegelikult ei tohiks oleneda sellest ilmast, sest see on meie kontrolli alt väljas, et see on küll tore nagu boonus, kui see ilm on ka ilus ja lumine ja ma ei tea, kui veel oleks päikseline, wow, on ju. Aga jah, seda kõike me kontrollida ei saa, et saame kontrollida enda meeleolu, niivõrd kuivõrd, aga päris palju saame seda ise mõjutada ja saame luua endale koju hästi mõnusa keskkonna, et minu jaoks see kuusepuu kodus on hästi selline jällegi rõõmu toov asi ja sellega ma panin juba novembris ülesse. Et ma mõtlesin, et kui see on asi, mis toob mulle nii palju rõõmu, miks ma peaksin siis ootama? Nagu, et jumala eest, see on minu kodu, ma võin teha ükskõik, mida ma tahan. Et see on tegelikult täiskasvanu elu juures üldse selline hästi toredad hetked on need, kus sa teadvustad endale, et issand jumal, ma olen täiskasvanu ja ma saan teha, mis ma tahan. Okei, mõistuse piires muidugi, aga ma mõtlen just nagu mingeid väikseid asju. Nagu mul on mõnikord toidupoes olnud see, kus ma olen mingi issand, aga ma tegelikult ju saan osta endale, ma ei tea, selle kommipakki või mingi hommikuhelbeid. Ükskõik milliseid ma tahan kas või 2 erinevat sorti, sellepärast, et mul on minu enda raha ja keegi ei ütle mulle. Et samamoodi nende jõulukaunistuste ja asjadega, et teen, mis tahan. Ja ma arvan üldse, et liiga paljud inimesed stressavad jõuluajal nende kingituste pärast. Või vähemalt mulle tundub, et see on vist see põhistressi allikas. Aga ma ei tea. Mul on hea öelda, et ära stressa. Et tegelikult need kingitused ei ole ju üldse see kõige olulisem asi, vaid ongi see perega koos veedetud aeg. Lihtsalt, ongi minu puhul, mulle juba pakuvad rõõmu need kaunistused, dekoratsioonid, kuusk, jõuluturg, mingid sellised asjad, et tuleb nagu leida enda jaoks need asjad, mis teevad selle aja ilusaks, helgeks ja keskenduda nendele, mitte siis negatiivsetele aspektile. Samas ilmselt kõigi jaoks see nii lihtne ei ole, et mul on siin hea öelda, aga tihtipeale igasugused peresituatsioonid on keerulised ja rasked ja tekitavad jõulude ajal kindlasti lisapingeid. Et
selles suhtes mõistan, et kõigil ei ole see sama starting point, mis minul. Aga ma lihtsalt kuidagi, kuna mul endal on nii suur rõõm nende jõuludega seoses, siis ma tahaksin, et teised inimesed tunneksid seda sama, et siis sellepärast ainult heast kohast tulevad need mõtted ja nagu soovitused, et ma tahaks, et kõik saaksid tunda rõõmu sellest aasta lõpust ja issand jumal, see aasta saabki kohe läbi. Viimane kuu on alanud ja 2025 saabki läbi ja algab 2026. Ma ei tea, suhteliselt crazy aasta olnud ja minu jaoks väga kiiresti läinud, aga see on juba muutunud tavapäraseks, et aasta läheb nagu mingi pilgutusega mööda. Aga jah, vaikselt hakkab kätte jõudma nüüd see aeg, kus vaadata tagasi aastale, et teha võib-olla mingit kokkuvõtet iseenda jaoks või analüüsi, et kuidas läks, mis läks hästi ja miks läks hästi, et sellele ka keskenduda, et seda endaga kaasa võtta järgmisse aastasse ja mis läks halvasti ja miks, et kas saab mingeid õppetunde äkki nendest negatiivsetest olukordadest võtta ja targemana uude aastasse sukelduda. Et okei, meil on praegu 1. detsember, et aega veel on selleks analüüsiks, aga et vaikselt nagu oma mõtted suunata sellisele tagasivaatele. Aga räägime tänastest sponsoritest, kes on välja pannud kingitused parimatele häälsõnumitele. Häälsõnumeid saate siis saatekirstordil.com ja igas episoodis loosin siis välja kingitused parimatele. Üheks meie toetajaks täna on minu pikaajaline koostööpartner Maybelline ja Maybelline'i valikust valisin mina välja siis sellised pühade aja meigi must-have tooted. Ehk siis kõigepealt on meil siin midagi, mida vist enamus naised oma meigirutiinis kasutavad, ripsmedušš. 2 Sky High ripsmedušši, üks, mis on siis tavaline musta värvi ja teine, mis on siis sellise hõbedase sädelusega. Et need koos jäävad hästi ilusad ja jätavad sellise nagu natuke lumise efekti ripsmetele. Ja selleks, et meigi põhi näeks välja laitmatu, siis on siin ka 2 erinevas toonis Instant Anti-Age Eraser concealerit. See concealer katab väga hästi ja on mõnusalt kreemine. Siis üks Maybelline'i uuemaid tooteid on nende Lifter Sticksid, mis on siis selline kontuuri ja bronseri vahepealne kreemtoode. Ja mina kasutan seda reaalselt igapäevaselt, ta hajub nii kergesti, nii ilusad toonid, ma valisin siia ka 2 erinevat tooni. Ja no mis pühade aja meiks oleks ilma punase huuleta, mina valisin välja enda lemmiku punase tooni Maybelline'i valikust, mis on siis Superstay Vinyl Ink. See püsib crazy hästi. Nagu sa paned selle hommikul peale ja ta on õhtul ka veel seal. Ja mis on selle puhul äge on see, et sellel on nagu matt põhi, aga ta jääb läikiv, aga see läige ei anna värvi. Ma ei tea, kuidas see formuleeritud on, see on nii huvitav, aga ta jääb väga-väga ilus, ehk siis sul ei ole nagu huuled kuivad, aga sa ei anna värvi millelegi, ma ei tea, jood kuskilt, teed musi kellelegi, et siis värvi ta ei anna. Teiseks toetajaks on meil Mediron, kelle poolt valisin 2 enda lemmiktoodet praeguseks hooajaks. Üks on siis vitamiinide kombo, mida mina võtan igapäevaselt, vitamiin D3, C ja tsink ühes kapslis, et 3 põhilist asja koos. Ja mind on aidanud need vitamiinid nii palju, et kui ma tavaliselt olen igal aastal olnud haige, sügistalvisel perioodil, tavaliselt oktoobrikuus, siis see aasta ma ei ole siiamaani haige olnud. Ja teine asi, mis mulle on ka väga meeldinud, on siis Elderberry Instant selline siirup, mis on siis selleks puhuks, kui sa tunned, et nagu mingi haiguse vimm hakkab tulema, et ta on just immuunsüsteemi tugevdamiseks ja hingamisteedele. Et selline täitsa hea maitsega siirup, mida võtta siis kohe, kui tunned, et miskit hakkab tulema. Nii et need 2 toodet lähevad siis ühele võitjale. Ja 3. võitja saab endale siis mõnnaka ülimõnusa suure roosa pusa. Mõnnakas ongi siis põhimõtteliselt nagu pleedpusa, selline nagu soe kallistus, mis su keha ümber on. Et nende kodulehelt monnakas.ee leiad tegelikult väga laia valiku ja minu arust see on ka väga hea kingi idee. Et
kuna ta on üsna selline universaalne, sa võid kinkida selle vanaemale, vanaisale, lapsele, onule, tädile, et võib-olla kui sul ei ole mingisugust kindlat ideed kellelegi, tasub vaadata nende valikut monnakas.ee koodiga Kaisa, saad -15% ka. Ma ei ole veel kohanud inimest, kellele ei meeldiks sossutada pehme pleedi sees ja tegelikult teda saab kasutada mitte ainult talvel, vaid ka suvel, kuna me teame, milline on Eesti suvi, et siis kas või istud lõkke ääres selle mõnnakaga. Et ta on aastaringselt kasutatav toode ja selline nagu mõnus sossu pehme asi. Nii et kui pakub huvi see, siis mine vaata monnakas.ee ja kasuta koodi Kaisa, et saada 15% soodukat. Ja täna võtame me ette teie saladuste lood, ehk siis ma lasin teil mingi hetk saata voice, mis on seotud siis sellega, kui te olete pidanud hoidma mingit saladust oma kaaslase ees või olete pidanud valetama mingil põhjusel oma kaaslasele. Ja mul on nii hea meel näha, et nii paljud saatsid oma lood ja neid oli tõesti nagu seinast seina. Et väga erinevad saladused, erinevad põhjused nendeks saladusteks ja võtame need täna ette. Tere Kaisa, sa oled väga lahe, sa teed väga lahedat asja ja väga lahe on, et sa leidsid selles väga podcast'e täis maailmas siiski veel ühe erilise viisi, kuidas seda teha. Aga mina räägin siis loo teemal, mida ma enda kaaslasele olen valetanud või mida olen varjanud. Ja minu lugu on pigem sihuke positiivne või kuidas võtta. Aga umbes 1,5 aastat tagasi ma ütlesin enda elukaaslasele, et vaata, see on üks kodutu kass. Et palun võtame ta, et ta oli küll kiisupoeg, aga ta nägi natuke räsitud välja ja ma tahtsin ta eest hoolitseda. Aga elukaaslane ütles, et ei ole mitte mingisugust varianti ja et meil ei ole aega ja kõike muud, et lisakohustus ja see tavaline jutt on ja ma sain aru sellest ilusti, aga ma ei saanud mitte vaadata neid kassipilte ja mõelda, et ma tahan, et see kass oleks siin. Nii et ühel päeval, kui ma tööle läksin, pärast tööd, mina läksin kassile järele. Ma olin siis paar päeva enne kassiomanikuga või kassi äraandjaga suhelnud, uurinud kõik vajalikku, kontrollinud dokumente ja vaadanud loomaarsti arveid ja sisusid. Ja ma tundsin, et see on minu kiisu. Nii et peale tööd läksin kassile järgi, käisime loomapoest temaga, ostsime kõik vajalikud asjad. Ja siis, kui ma autoga jõudsin maja ette, helistasin enda Peikale, et kuule, tule alla, et mul on jube palju kolte. Ja siis, kui ta alla tuli, ma olin teinud autoukse lahti ja seal väikeses puurikese sees oli kiisu. Ja ta ei öelnud mitte kordagi midagi halvasti selle kohta. Ja nüüd ma arvan, et nad on parimad sõbrad ja ta armastab kassi rohkem kui mind, nii et see läks väga õnneks, kuigi see oleks võinud väga halvasti lõppeda. Aga jah, see on ilmselt kõige suurem asi, mida ma valetanud olen ja vastu tema tahtmist võtnud otsuse vastu, mis on tegelikult mõlemapoolne, nii et see on natukene nõme minu poolt, aga samas meie jaoks kõik töötas välja. Kindlasti mitte sellest eeskuju võtta, aitäh kuulamast ja pane samamoodi edasi. Oi, selliseid lugusid on nii palju ja ma olen nii palju TikTokist ka näinud seda, et võetakse siis see koer või see kass, keda mees tegelikult ei tahtnud ja lõpuks nad on parimad sõbrad. Aga nagu häälsõnumi saatja ka ise ütles, siis ma tegelikult ei soovitaks eeskuju sellest ikkagi võtta, sellepärast et võib ka juhtuda, et su kaaslasel on nagu täiesti tõsi taga, kui ta ütleb, et ta ei soovi. Ja tegelikult üldiselt minu nõuanne on ikkagi austada oma paarilise soove, sellepärast et see lugu kahjuks võib ka lõppeda nii, et see kaaslane ikkagi ei lepigi selle loomaga, ma ei tea, võib-olla lõpuks tahab sinuga lahku minna, sest et see on suur otsus, mida nad üksinda vastu võtta. Et ma arvan, sotsiaalmeediast me neid lugusid ei näe, sest et nad on sellised ebameeldivad. Ma ei tea, kes see tahab jagada seda, et võib-olla need inimesed tunnevadki ennast siis lõpuks ka süüdi, kes on sellise otsuse vastu võtnud ja kaaslane ei olegi sellega rahul olnud. Ehk siis jah, ma arvan, neid lugusid me lihtsalt nagu sotsiaalmeedias väga ei näe, et me näeme neid toredaid nunnusid lugusid, mis on väga tore ja südant soojendab muidugi. Aga jah, eeskuju ma sellest ei võtaks, aga mul on väga hea meel, et sellel voice'i saatjal läks see lugu niimoodi ja nüüd on see võib-olla jah, lihtsalt nagu selline naljakas lugu, millele tagasi vaadata.
Nii et me alustasime sellisel positiivsel noodil. Hei, mulle täiega meeldib su podcast ja ma ei hakkagi sellel kaua peatuma, aga teema tuleb siis sellel saladuspartneri ees. See ei ole niivõrd otseselt minu saladus, kuivõrd mu partneri saladus minu ees. Ja lugu oli siis niimoodi, et minu elukaaslane, ma olin lapseootel ja ma olin kaua aega oodanud, et kuna ta mind siis nii-öelda naiseks palub, on ju, et tahtsin niisugust traditsioonilist asja, on ju, niivõrd-kuivõrd traditsiooniline, et ma juba olin lapseootel, aga ja siis ma kogu aeg ootasin, et millal see tuleb ja niimoodi ja me olime kunagi sellest ju rääkinud ja nii. Ja ma pidevalt iga väljasõiduga ma kuidagi aimasin, et äkki nüüd, kuni siis selle hetkeni, et me olime pannud endale spaasse Taagepera lossi siukse ööbimise. Mul mees ütles, et me lähme, et tema broneeris, on ju, mis oli nagu haruldane, et tavaliselt mina nagu broneerin toa või midagi ja kuupäev oli paigas. Kuniks siis me muutsime viimasel hetkel selle kuupäeva ära siis ühe päeva siis hilisemaks. Ja me sõitsime siis päev enne seda, sõitsime autoga ja mina vaatan, et issand, et tema vanaema helistab mulle. Mõtlesin, et okei, panen siis valju hääldi peale, et hei, on ju. Ja vanaema hakkab rääkima, et oi, ma tahtsin teid õnnitleda, et nii tore, et siis ma küsisin, mille puhul. Ta ütles, no te ju kihlusite täna. Ja ühesõnaga ma ehmusin sellest nii ära ja vaatan vasakule oma elukaaslast, kes on roolis ja ma näen, tal lihtsalt pisar jookseb, et niimoodi läks siis meie nagu see üllatus natukene tuksi, aga jah, eks ma olin ise ka natukene kurb, et see niimoodi läks, aga noh, tead, lõpuks oli omamoodi meie story siis. Oh my god. Oh my god, kui nagu ma tahaks öelda, kui halb, aga tegelikult täpselt nagu sa lõpus ütlesid, siis see ongi teie story, see ongi see teie naljakas lugu ja tegelikult ju nagu suures plaanis vahet ei ole, et põhiline on see, et te olete koos, te kas abiellute või abiellusite, ma ei tea, millal see lugu juhtus, on ju, ja seda sa ju soovisid või noh, te mõlemad siis soovisite, et jah, aga ma saan täiesti aru, issand jumal, kui ma oleks see mees. Ja mu oma vanaema lihtsalt rikub selle üllatuse niimoodi ära. Mul vist ka pisar voolaks. Et jah, ma täiesti kujutan, et tegelikult ei kujuta ette seda hetke, aga ma proovin ette kujutada. Oh my god. Üldse, selles suhtes see tundub meestele päris raske ülesanne kogu see kihluse saladuses hoidmine. Et noh, oleneb kes ka, kui uhkelt siis seda planeerib ja kui palju ette planeerib ja kui detailselt planeerib. Et mida rohkem detailselt, siis seda raskem, ma eeldan, et on ka seda saladuses hoida. Ja ma ei tea, jah, ma mõtlen isegi, et kui mina oleksin mees, nojah, ma ei oska ennast väga mehena ette kujutada. Ma kujutan ennast ikkagi iseendana ette. Noh, jah, mina kui Kaisa, siis mul oleks ilmselt raske seda saladuses hoida. Ma mõtlen, et ilmselt ma nagu sõpradega ikkagi räägiks sellest, aga ma ei tea, kas ma perele räägiksin ette. Noh, ongi, oleneb nii inimeste nagu suhetest ja kui lähedased need suhted on ja et samas ju armas, et ta seda vanaemaga jagas, et tead ma see päev, et noh, ta pidi ju talle kindla päevaga ütlema, et ma see päev kavatsen teda naiseks paluda, et noh, tegelikult ju väga armas. Aga ma ise pigem ilmselt üritaks hoida selle inimeste ringi hästi väiksena, kes teavad just täpselt sellisel põhjusel. Aga võtame järgmise. Tšau, Kaisa. Minu saladus kaaslase ees on selline tore saladus. Nimelt elukaaslasel on oktoobris sünnipäev ja juba suvel hakkasin mõtlema, et mida ma talle seekord kingin. Et väga raske on kinkida kellegile, kes tavaliselt ostab ise, mida ta soovib endale. Ja ka kuna me oleme olnud koos juba 15 aastat, siis juba suurem osa kingitusi on nagu kingitud. Ja tol hetkel siis augustikuus vaatasin, et Air Balticul oli sooduskampaania piletitel ja mõtlesin, et teeks seekord talle ühe ägeda üllatuse. Helistasin meie sõpradele ja küsisin, et mis te arvate, et lähme peame seekord tema sünnipäeva hoopis kuskil välismaal ja teeme talle üllatuse.
kõik olid nõus, mõeldud tehtud, 24 tunniga olid meil piletid ostetud, majutus book itud ja minu ülesanne oli siis seda 2 kuud nagu saladuses hoida tema eest. Kuskil 2 nädalat enne tema sünnipäeva ütlesin talle siis, et me lähme kahekesi nädalavahetuseks reisile. Alguses ta muidugi seal natukese torises, et tema oleks tahtnud oma sünnipäeva hoopis minna äkki poistega pidama ja teinud ühe väikse pubituuri. Aga no mis tal üle jäi? Pakkis oma kohvri ja läksime. Ja siis lennujaamas tegid teised talle üllatuse ja ta oli väga üllatunud. Ja meil oli väga äge nädalavahetus oma sõpradega. Ja ta ütles, et mitte keegi ei ole talle ennem midagi sellist teinud. Ja näost oli näha, et ta oli nagu väga äge või väga rahul tähendab. Ja tahtsingi öelda, et tehke oma kaaslastele üllatusi rohkem ja alati ei pea ju kinkima just asju, vaid mälestusi. Et seda rõõmu oma elukaaslase näol nähes nägin, et ma tegin õige asja ja et meil oli väga tore. Ja sinule ka, Kaisa, kõike ägedat ja olen sind ammu juba kuulanud ja vaadanud. Tšauki! Oi kui vahva. Nii tore on nagu kuulda neid häid lugusid ka. Paratamatult siia podcasti jõuab palju selliseid kurbasid ja süngemaid lugusid, mis on täiesti arusaadav, sellepärast et inimesed soovivad oma südamelt selle ära saada või mingit nõuannet saada, abi saada. Selles suhtes täiesti saan aru, aga see vahel on võib-olla natukene nagu muserdav või selles suhtes, et tegelikult ju tahaks kuulda mingeid edulugusid ka, olgu see siis, ma ei tea, deitimise kohta, kaaslase leidmise kohta, elust üldse lihtsalt mingeid positiivseid asju, ilusate sõpruste kohta kuulda. Et sellepärast mulle väga meeldib, et te saite väga hästi aru sellest ülesandest, et ei pidanud saatma ainult mingisuguseid halbasid lugusid, et tuli selliseid positiivseid lugusid ka. Küll aga ma ei tea, kas ma nagu võib-olla natuke liiga läksin nagu süvitsi sellesse voice'i sisse, et üks asi, mis mul jäi natukene kripeldama võib-olla, aga ma ütlen, võib-olla ma olen liiga süvitsi sees, on see, et su elukaaslane ei olnud alguses vaimustuses, kui sa ütlesid, et te kahekesi lähete tema sünnipäeval reisile. Et ta oleks tahtnud poistega mingi pubitiiru teha. Et see on nagu natuke, võib-olla tekitas minus nagu sellised, et kurb, et ta ei olnud nagu selle üle õnnelik, et tegelikult ju oma kaaslasega koos reisile minek võiks ka elevust tekitada. Aga nojah, et võib-olla tal oli endal mingisugune teine visioon oma sünnipäevast ja siis, kui see tuleb üllatusena, et siis inimesed nagu tulevad üllatustega ka erinevalt toime. Et sellest ma olen ka elu jooksul aru saanud. Aga ei, lõpp hea, kõik hea, et hästi vahva, et ka sina said nagu nii palju rõõmu tunda sellest, et elukaaslane oli nii rõõmus selle sõpradega reisi üle. Ja ma täiesti nõustun sellega, et me peaksime rohkem üllatusi tegema oma kaaslastele. Kui just sul ei ole kaaslane, kes vihkab üllatusi, et neid inimesi on ka. Mina kohe kindlasti ei ole üks nendest inimestest. Mulle väga meeldib, kui mind üllatatakse millegagi. Ja ma arvan, et see lisab nagu sellise hästi positiivse emotsiooni suhtesse. Nii et ma olen nõus. Ja eestlased, äkki teen liiga, aga minul on jäänud mulje, et eestlased ei ole väga romantiline rahvas ja sellepärast ka ma ärgitan kõiki teid tegema vahvaid üllatusi. Ei pea olema selleks ka isegi ainult sünnipäev või jõulud. Neid võib ka niisama teha, aga eriti kindlasti just nendel erilistel puhkudel teha need teise inimese jaoks ka nagu võimalikult meeldejäävaks ja eriliseks. Hei Kaisa, ma proovin hästi kiiresti teha, aga minu saladus on siis see, et kuigi ma olen olnud 6 aastat oma praeguse elukaaslasega koos, siis ma ei suuda oma mõtlemist eksile lõpetada. Ja ma teen siis väikse backstory ka. Ma läksin oma praeguse elukaaslasega kokku, kui me olime mõlemad 18 saamas. Ja vahetult enne seda ma olin just läinud lahku oma eksist, kellega ma olin pool aastat koos olnud. Ja me läksime siis lahku minu algatusel, kuna ma olin noor ja loll. Siis ma lasin kõikidel mõjutada ennast just selle koha pealt, et
kuna mu eks oli üsna armukade, aga hiljem ma sain aru, et ma andsin arvatavasti ise selleks põhjust. Nii igatahes tol hetkel kõik rääkisid mulle, et sa peaksid maha jätma, ta ei ole õige kutt ja mis iganes veel ja ma lasin ennast nii hullult survestada, et ma lõpuks jätsingi ta maha. Ja ma üsna kiiresti kahetsesin seda. Ja mul ei olnudki nii-öelda võimalik seda nii-öelda nagu läbi protsessida, kuna ma kohtasin kohe oma praegust elukaaslast. Ja siis nagu see kurbus ja võib-olla see tunne nagu asendus hoopis siis nii-öelda nagu millegi uuega, nii-öelda siis armumise ja liblikad kõhus ja mis iganes veel sellega nagu. Ja alguses oli nagu kõik hästi mu praeguse elukaaslasega, nagu tegelikult siiamaani on, ta on väga-väga hea kaaslane ja ta on väga lojaalne. Ta on nagu tõesti paljude tüdrukute arvatavasti dream boyfriend lihtsalt. Aga mul nagu ikkagist, ma ei ole oma eksist üle saanud ja seda on nagu väga vastik tunnistada. Aga mul lihtsalt jäid meeletud tunded alles ja need alguses ei tulnud isegi välja, sest et ma olin oma elukaaslasega koos ja me olime alles kokku läinud ja ma olin happy. Aga juba viimased paar aastat ma olen tundnud, et ma ei ole oma eksist üle saanud. Ja nüüd viimasel ajal on see eriti hulluks läinud niimoodi, et kui varem, mis on ka muutunud, on see, et kui varem oli see, et mul oli vaja, et keegi mu kõrval oleks, siis nüüd ma olen hakanud üksindust armastama. Nii et kuna ma olen juba 23 ja ma pole saanud kordagi oma elus üksinda elada, siis praegu mul on lihtsalt see, et ma tahaks lihtsalt üksi olla. Ma tahaks kas või lihtsalt seda experience'i saada, et ma tahaks lihtsalt üksi olla ja üksi elada ja ma tunnen, et ma olen kuidagi viimasel aastal ajal muutunud suhtes väga närviliseks ja ma kuidagi ei tunne ennast enam ära. Et kui ma varem olin sihuke hästi rahulik ja hästi sõbralik ja hästi tore, siis ma olen ikkagist neid asju, aga ma tunnen, et ma olen väga-väga palju muutnud ja nagu pigem halvema suunas. Ja siis ongi see, et minus on kogu aeg olnud ka mu nii-öelda rinnul see, et kuna ma käitusin oma eksiga ka väga nõmedalt vahepeal, siis ma ei ole saanud talt vabandust paluda ja ma ei saa ka seda nii kaua, kuni ma olen oma praeguse elukaaslasega koos, sellepärast et tema, mitte käsul, aga tema soovil ma kustutasin kõik vestlused ära ja üldse kõik asjad. Nii et ja kodurahu huvides ma ei saa ka oma eksilt nii-öelda vabandust paluda ja noh, see ei oleks ka õiglane mu praeguse elukaaslase suhtes, kui ma oma eksile kirjutaks. Aga nüüd ongi see, et ma ei tea, mida teha. Ma lihtsalt oleks nõus päevapealt oma eksi tagasi võtma, kui see oleks nagu valikus ja lihtsalt jätma oma praeguse nagu elu tahaplaanile või selles mõttes, et mu nagu pea ütleb, et sa oled nagu, et mul on praegu väga hea suhe ja kui ma pingutaksin, siis sellest tuleks väga palju head selles mõttes, et mu praegusel elukaaslasel on väga suured plaanid meie osas tulevikus ja ta tahab lapsi saada ja kõiki. Aga mina lihtsalt tunnen, et ma tahan lihtsalt oma eksiga koos olla. Ma tahan vähemalt seda võimalust, et ma saaksin temaga rääkida, temaga nagu noh, lihtsalt koos olla. Et ma nagu väga-väga igatsen seda. Ja kõige hullem ongi see, et mida ma siis ütlen oma praegusele elukaaslasele. Mul ei ole ju põhjust teda maha jätta, ta ei ole mind petnud ega mitte midagi. Ja see on nii ebamugav, sellepärast et meie pered, kõik asjad tunnevad üksteist ja kuidas ma siis ühel päeval ütlen talle, et kuule, et tead, et ma enam ei taha koos olla. Et lihtsalt see on nagu keeruline. Aga jah, loodan, et saad mind aidata. Oh my god, girl, mul on nii palju mõtteid. Ma isegi ei tea, kust otsast alustada. Pea meeles, et see nõu, mis ma sulle annan, see on kõik ainult selle väikese 260 sekundilise voice'i põhjal, mis sa oled saatnud. Ehk siis ma ju tegelikult ei tunne sind, ma ei tea sinu praegust suhet, ma ei tea sinu eelmist suhet. Ma lihtsalt ütlen, mis mu pähe tuli selle voice'i põhjal. Ja ma loodan, et ma ei tee liiga, aga mina arvan, et tihtipeale on inimestel oma noore ea suhete suhtes mingisugused roosad prillid ees. Ma kardan, et sa näed seda suhet, mis sul oli, palju ilusamana, kui see tegelikult oli. Jällegi ma tegelikult ei tea, on ju, aga ja ma saan ka sellest aru, et jah, te olite nii noored, et sa olid mõjutatav end ümbritsevate inimeste poolt, aga isegi noored inimesed ikkagi tajuvad ära tihtipeale, kui miski on toxic. Ehk siis ikkagi mina mõtleks hoolikalt selle üle järgi, miks inimesed ütlesid sulle, et maha jätta see kutt. Et noh, sa tõid välja selle armukadeduse aspekti
ja et võib-olla sa andsid põhjust selleks, jällegi ma ei tea neid olukordi, võib-olla oligi nii, aga võib-olla tegelikult on see inimene kontrolliv ja temaga suhtest ei tuleks üldse midagi välja, et võib-olla sul on nagu mingisugune ilus kujutelm sellest ja eriti, kui sa olid temaga pool aastat koos, vist oli nii, ma loodan, et ma pange ei pane, igal juhul palju vähem kui 6 aastat, mis sa oled oma praeguse kaaslasega olnud ja sellise lühikese suhte põhjal, nagu meie ajul ei ole piisavalt infot ja siis ta hakkab genereerima sinna midagi ilusat juurde. Aga sul ei ole tegelikult isegi piisavalt nagu aega, mille põhjal otsustada, kui hea see suhe oleks saanud olla või kui hea see võiks praegu olla. Ja mind huvitaks teada, et kas sa tead siis praegu selle inimese kohta, selle eksi kohta ka midagi, et kas ta on üksinda siis, kas tal ei ole kedagi uut tekkinud, et sa 6 aastat hiljem arvad, et ta oleks üldse huvitatud sinu ärakuulamisest, sinuga veel koos olemisest, et kes teab, võib-olla ta on vallaline, on ju, selle koha pealt ma ei tea, aga miks sa arvad üldse, et ta tahaks sinuga koos olla? Et lihtsalt igaks juhuks, et sa ei oleks kuskil delusional maailmas või väljamõeldud maailmas, siis sellepärast ma nagu panen südamele neid asju. Jah, no selles suhtes, ega sinna ei ole midagi teha, et kui sa tunned, et see praegune kaaslane ikkagi ei ole päris see õige sinu jaoks, et isegi kui me jätame selle eksi korraks siit nagu täiesti sellest valemist välja nii-öelda, siis nagu sa ütlesid, sa tahaksid üksinda olla ja midagi seal siis on, et miks ta ei ole sinu jaoks õige, et sa ei kujuta temaga siis lapsi ja pere ette või sa ütlesid, et tema kujutab, aga sina mõtled oma eksile, sa oled närviline, et ühesõnaga midagi on seal igal juhul mäda ja lahku tohib alati minna, isegi kui keegi ei ole mingi petnud, kui keegi ei ole toksik ja vastik inimene, ikka võib lahku minna ja seda kenamini saabki see lahkuminek ka minna, et sina ka minu arvates ei peagi seda eksi üldse siia sisse tooma, et tegelikult sinu põhjuseks on see, et sa tunned, et sa tahaksid üksinda olla, sa tunned, et see suhe ei paku sulle täielikku rahulolu, sa ei tea ise ka, mida sa täpselt tahad, aga et sul on vaja aega, et mõelda ja sa ei taha tema aega raisata. Sest et praegu sa tegelikult raiskad oma elukaaslase aega ja nagu vead teda endaga kaasa, tema kujutab juba ette mingit pere ja ma ei tea, abielu võib-olla või ma ei tea täpselt, on ju. Aga sina tegelikult mõtled salamisi kogu aeg mingile eksile ja ei ole nagu huvitatud sellest tulevikust selle inimesega. Ehk siis selles suhtes oleks väga kena lasta vabaks see inimene. Ja selles suhtes, kui see eks on vallaline, valmis sinuga rääkima, siis südamerahuks absoluutselt, muidugi sa võid seda teha, aga võib-olla igaks juhuks mitte endale ehitada pähe mingeid õhulosse selles osas, et sa ei tea üldse, mis inimene ta on täna 6 aastat, eriti nagu nii noorest east saati, sellisel perioodil 18–24 on 6 aastat väga pikk aeg, väga suur muutuste periood inimeste eludes, ehk siis sa tegelikult ei tea, kas tänasel päeval see inimene sulle üldse meeldiks, kas sina talle meeldiksid ja see tegelikult ei saa, ma arvan, ka selle lühikese suhte põhjal, mis teil oli kunagi midagi otsustada selle koha pealt, et milline see suhe saaks olema täna ja kas sa saaksid olla õnnelik või rahulolev. Aga mis on kindel, on see, et ei ole mõtet kaasa vedada enda praegust elukaaslast, kui sina tegelikult ei tunne rahulolu ja rõõmu selles suhtes, et ei ole mõtet endale nii teha ja ei ole mõtet ka teisele inimesele nii teha. Ja eks siis sealt saad juba edasi vaadata. Aga mulle tundub, et see eks on mingisugune veider kinnisidee, et nii palju aega on mööda läinud ja sa mõtled sellele inimesele. Et ma natuke kardan, et see on niisugune, inimestel mulle tundub vähemalt, et jääb tihti nagu südamesse see keegi, kes oli nagu tiineka eas, sest et see on meie esimene, nagu see oli esimesed suured tunded kellegi vastu, me ei ole kunagi niimoodi tundnud, ehk siis need jäävad hästi eredalt meelde. Aga see ei tähenda tegelikult seda, et see oleks olnud see kõige õigem armastus või et ma oleks pidanudki jääma selle inimesega kokku. Et ma arvan, et see ei tähenda seda. Aga mulle tundub, et järgmine on veidike kergem teema selle pealkirja järgi. Ja okei. Ma ei oleks kunagi arvanud, et ma seda lugu üldse kunagi kellelegi jagan, aga mis see siis ikka? Väga piinlik on.
Aga no ma kujutan ette, et enamus, kui mitte kõik, teate seda tunnet, kui näete öösel unes, kuidas teil on metsik pissihäda ja siis te lõpuks jõuate vetsu ja saate end kergendada. Jep, see juhtus minuga. Aga kõige hullem on see, et ma kergendasin end ka päriselt. Jah, ma lasin öösel end täis. Aga kõige hullem on see, et mu kõrval magas ka kutt, kellega ma selleks ajaks olin koos olnud äkki pool aastat. No ja siis ma seal olin. Mõtlesin, mis ma nüüd siis teen. Ma ei saanud sealt voodist ära ka minna, sest ta oleks kindlasti ärganud, ta oli väga kerge unega ja teada saanud, et mis nagu just juhtus. No ja siis ma nihkusin sellest märjast kohast eemale ja ülejäänud öö valvasin, et jumala eest mu kutt ei liigutaks end minu poole. Õnneks olin ma järgmine päev kodune ja kutt läks tööle. Ja no siis algas suur puhastus, voodipesu, pessu, küürisin madratsit mitu korda, tuulutasin tube ja no õhtul vabandasin end sellega lihtsalt välja, et mul tuli suur koristamise tuhin peale. No ja siis järgmisel korral, kui kutt pidi voodipesu vahetama ja madratsil seda veidrat kollast värvust nägi, siis ma kurtsin talle, et ma olen öösiti nii palju higistama hakanud ja ta jäi seda uskuma. Ja õnneks läks üsna pea ka see madrats vahetusse, nii et sellega sai hästi. Ja tänaseks ei tea kutt siiani, mis tegelikult tol ööl juhtus ja sellest on juba umbes 5 aastat möödas. Ja siiani on tegelikult väga piinlik. Oh my god, mu ainus mõte praegu on see, et kas haisu ei olnud. Nagu kusi on ikkagi päris spetsiifilise lõhnaga, et kas su kutt ei tundnud hommikul ärgates, et terve tuba on pissi haisu täis. See on minu jaoks kõige üllatavam osa siit loost. Ja siis jah, muidugi sealt edasi, nagu ma olen mõelnud, et kuidas puhastatakse madratsit, kuhu on pissitud. Kuidas sa puhastad seda? Okei, sa saad selle mingi pealmise pinna saad ära puhastada, aga see ju imbub sinna kuskile vahele. Kuidas seda üldse tehakse? Ma ei tea. Ja nagu kas see siis ei jäägi nagu natukene haisema terveks ajaks? Ma ei tea. Igal juhul tore, et madrats sai vahetatud ja tegelikult tore, et kutt siiamaani ei tea, ega see ei ole asi, mida ma arvan peaks rääkima nüüd 5 aastat hiljem. Nii et sa pääsesid tõesti väga hästi sellest olukorrast ja seda mõtlesin ka, et pool aastat on ikkagi veel nagu ikkagi uus suhe, kus see on väga piinlik asi. No jah, selles suhtes see jääbki piinlikuks asjaks isegi praegu, kui see juhtuks praegu, kui te olete 5 aastat koos olnud, aga nagu pool aastat, siis see on ikkagi eriti värske veel. Kuidas ma ei tahaks selles olukorras olla ja kusjuures mul on olnud päris mitu seda olukorda, kus ma unes käin vetsus ja ma ärkan ja ma mõtlen, ega ma jumala eest päriselt ei pissinud. Õnneks siiamaani ei ole seda juhtunud. Kaisa, nii äge, et sul on nüüd see podcast, et aitäh sulle. Räägin siis nii-öelda enda saladuse ja ka osaliselt sellise dilemma. Alutasin siin paar kuud tagasi õhtul koeraga ja siis näen kaugelt, et oot, minu mehe parima sõbra mu naine istub pargipingi peal ja hoiab käest ja siis järsku kallistab ja musitab mingit meest, aga see ei olnud nii-öelda see mu mehe parim sõber. Läksin siis ruttu edasi, õnneks ta mind ei märganud, mul oli kapuuts peas ja siis ikkagi jäin korra seisma, mõtlesin, et kas ma ikka nägin õigesti ja vaatasin tagasi, ma pean ruttu ära minema. Ma hetkel ei ole sellest isegi oma mehele rääkinud, aga samas ma nagu tunnen, et kui ma vaikin, siis nagu ka ei ole õige. Samas ma ei taha nagu mingit tülisi ka tekitada. Kõige raskem ongi see, et kui see mehe sõber käib meil külas ja siis räägib oma naisest, et mida nad koos tegid ja kui hästi kõik ikka on ja siis mul tuleb kohe see pilt ette, et kus nad seal selle teise mehega musitasid, kallistasid. Mis sina arvad, mis sina teeksid sellises olukorras? Aitäh sulle! Esimene mõte on see, et sa ütlesid, et sa ei taha probleeme tekitada suhtes, aga sina ei tekitagi neid. Neid tekitab see naine pettes oma kaasat. Ehk siis sina lihtsalt tooksid tema probleemse käitumise päevavalgele, aga sina ei tekita probleeme, vaid see naine tekitab endale ise probleeme. Ja mina lähtun alati sellest, kuidas mina tahan, et minuga käitutaks. Kui minu kaaslast nähtaks kuskil kudrutamas teise naisega, alati ma tahaksin ja valiksin selle, et mulle räägitakse sellest. Alati. Ei ole olemas hetke, kus ma ütleksin, ma tegelikult ei tahakski teada. Ei, kindlasti ma tahaks teada.
nii et alusta kindlasti sellest, et sa räägid oma kaaslasele, sellepärast et sul ei ole vaja nagu teie suhtesse tekitada mingit pinget tegelikult kellegi teise suhtes toimuva pärast. Et see ei puuduta teie suhet, muidugi räägi enda kaaslasele ja siis eks te saate koos arutada, mis see kõige õigem nagu edasine käik oleks, aga mina ütlen, et igal juhul sellistest asjadest tuleb rääkida. Et minu arust on nagu juba mingi bad karma, kui sa ei räägi, et mõtle, sulle endale võib see tagasi tulla, et keegi mõtleb, ma ei taha mingit ebamugavust. Tegelikult seal taga on ju siuke konflikti vältimine, et sa ei taha ise kuidagi mingis ebamugavas olukorras olla, et sa ei taha endale seda. Aga kui see on ikkagi tegelikult kellegi teise heaolu arvelt, see, et sina ei ole ebamugavas olukorras, siis see on ju üsna isekas käitumine, on ju. Et jah, muidugi sa lõppkokkuvõttes tood sellele teisele inimesele ka ebamugavust, aga nagu kas ta tahaks olla suhtes, kus teda petetakse? Vaevalt, ehk siis see on tegelikult lõppkokkuvõttes tema heaolu nimel sellest rääkimine. Ehk siis mina ütlen alati, et rääkida selliseid asju, aga esmajoones räägi oma kaaslasele ja siis vaadake koos edasi. No nii, ja võtame tänase viimase. Tere Kaisa! Nii siis minu saladus elukaaslase eest on see, et ma arvan või ütleksin nii, et ma pigem usun Jumalat. Ükskord ammu tuli teemaks see Jumala teema ja siis ta ütles kohe konkreetselt ära, et aga ei ole ju, et pole olemas, on ju. Ja nüüd ma tegelikult tunnen, et ma pigem nagu tahan uskuda, aga ma ei taha ega julge talle seda tunnistada ja siis see on selline saladus. Nii, ma mõistan sinu olukorda. Et kuna sellest on kunagi juttu olnud ja ta on väga nagu selgelt väljendanud oma vaadet, et siis tundub nagu ebamugav sellest rääkida, et ei taha ju konflikti, aga samas ma ei tea küll, mida sa selles hetkes mõtlesid, kui te rääkisite, aga on ka täiesti okei, kui sinu arvamus ajas muutub. Et võib-olla see hetk sa olid ise ka kuidagi ei teadnud, mida arvata, olid kahe vahel, aga nüüd sa oled lihtsalt nagu jõudnud selle arusaamani, et sa usud, et Jumal on olemas. Ehk siis see on täiesti okei, et ajas on muutunud võib-olla sinu arvamus ja siis on ka seda väga okei kommunikeerida. Et tead, kunagi me rääkisime sellest Jumala teemast ja tookord sa ütlesid, et ei ole olemas ja ma ei olnud ka nagu kindel, aga nüüd, mida aeg edasi on läinud, et ma ikkagi tunnen, et ma usun, et on ja kui usk on sinu jaoks tähtis, siis ma arvan, et sellest on ikkagi väga oluline oma kaaslasega rääkida. Et kuidagi muidu sa ju varjad mingit tükikest iseendast ja ma arvan, see ei saa kunagi head tuua suhtesse, kui sa varjad mingit osa iseendast. Et tasub olla aus ja mitte kindlasti on ju sellest vaatenurgast, et sa suruksid talle peale oma vaadet, et ma arvan, täiesti vabalt saab ka suhtes olla nii, et üks usub, teine ei usu ja ma loodaksin, et ta võtab selle hästi vastu, kui ta saab aru, et see ei ohusta kuidagi tema elu, tema vaateid ja et sina lihtsalt tunned nii ja võib-olla soovid rohkem siis oma ellu tuua kuidagi ka seda usku ja Jumalat. Et ma arvan, et ikkagi tasub sellest rääkida ja mitte seda enda sees hoida, et see võib-olla hakkab nagu närima seest kuidagi. Ehk siis räägi ja ma ei tea, mis su täpne nagu soov või vaade on, aga ma arvan, et on väga hea ka välja tuua seda, et see ei pea midagi nagu meie suhtes muutma, see ei pea sind kuidagi muutma, et ma lihtsalt tahtsin südant kergendada ja sulle väljendada, mis ma olen mõelnud. Et ma tahan sinuga kõike jagada ja sellepärast ma räägin sulle. Et kuidagi sellisest nagu positiivsest, heast, armsast kohast, kui sa tuled selle jutuga, siis kuidas saab seda halvasti vastu võtta. Ma mõtleksin vähemalt nii, aga võib-olla ma näen seda olukorda rohkem roosamannana, kui ta on, aga ma loodaks, et ühes täiskasvanulikus suhtes saab nagu ausalt rääkida oma mõtetest ja tunnetest. Vot. Issand, kui põnev. Tegelikult on seal mõndasid saladusi veel, ma ei tea, kas päris terve episoodi jagu on. Ma peaksin natuke uurima, aga võib-olla me saame veel teha mingis teises episoodis siis segmendi nendest saladustest. Et nii põnevad lood. Aitäh kõigile, kes saatsid.
ja ongi aeg loosida välja auhinnad. Ma arvan, et voodisse pissimise lugu peab ikkagi mingi auhinna saama, et see oli selline naljakas lugu, seega mõnnakas läheb siis voodisse pissimise loo saatjale. Ja tegelikult ikkagi oli väga selline avameelne jagamine ka selle naise poolt, kes rääkis, et ta mõtleb oma eksile endiselt, on 6 aastat suhtes olnud, et ma olin üsna karm, aga tegelikult suur aitäh ikkagi saatjale, et ta sellist asja jagas, et see on tegelikult ilmselt endale raske kohati tunnistada ja kindlasti ka raske jagada. Ehk siis sellele häälsõnumi saatjale läheb vitamiinide komplektikene, Nordpoo vitamiinid Medironilt ja kassi võtmise loo saatjale läheb siis Maybellini selline must have pühade meigi kit. Suur aitäh, et sa kuulasid ja mis ma veel tahtsin siia lõppu öelda, et kui sulle meeldib Kirstordil podcast või sulle meeldis näiteks see episood väga, et siis ma oleksin väga-väga tänulik, kui sa jagaksid seda podcasti mõne oma sõbraga, kes võib-olla veel ei kuula ja soovitaksid, et sellised inimeselt inimesele soovitused lähevad kõige rohkem korda alati ja jah, ma oleksin väga tänulik, kui ma jõuaksin veel rohkemate inimesteni tänu teile või siis väga äge, kui te jagate ka stories näiteks Instagramis, et kus kohas te parasjagu kuulate, et ma ei tea, kes käib jooksmas, kes koristab, kes käib lapsega jalutamas ja kuulab, et mis iganes situatsioonides te kuulate või kui teil tekivad mingisugused mõtted endal või lihtsalt tahaksite enda jälgijatega, sõpradega ka jagada, et siis selle üle mul on ka alati nii hea meel ja see on väga teretulnud. Aga jah, kuuleme-näeme juba järgmisel nädalal ja praeguseks tšau!